Tere, Mari ja Adolfas, et rõõm teiega siin kokku saada ja täna meil on selles mõttes hästi tore päev, et meil ei ole üldse publikut, me vestleme omavahel ja katsun siis küsida teie käest neid asju, mis mul on jäänud võib-olla küsimata ja see uus näitus, mis praegu A-galeriis veel avatud on, et ega ma ei ole teie käest veel sellist privaattuuri saanud, nii et väga paljust siis keskendume sellele näitusele ja ma saangi siin otse küsida selle kohta. Et võib-olla selles mõttes ikkagi, et ma sellele meie vestlusele sissejuhatuseks ütlen teile, miks te tundute mulle nagu nii erakordselt huvitavad, et me omavahel oleme sellest võib-olla mõnevõrra rääkinud, aga te olete tõesti nagu sellel Eesti ehtemaastikul ainsad sellised kunstnikud, kunstnike paar, kes oma ühisloomingus on siis nagu sellisele ühiskondlikule meie ümber toimuvale nagu keskendunud ja seda peegeldanud siis juba tänaseks üle 20 aasta, et see aeg, millal te käisite koos koolis, jäi sellise väikese nihkega, et Adolfas sa õppisid 5 aastat ja Mari 4 aastat, aga see kõik jäi sellisesse murrangulisse 90ndate algusesse. Et kuidas te tunnete, et kuidas see aeg tegelikult nagu mõjutas võib-olla praegu tagasi vaadates seda, mis te nüüd siis täna teete? Ja, ma arvan, et mõjutas väga tugevalt, et üks kord oli süsteem, kuidas kunstnikud toimisid, oli läbi saamas, et meie saime just nagu sellise õpetuse, kus öeldi, kuidas asjad käivad, aga reaalses elus käisid nad ikkagi juba siis teistmoodi. Ja see kogemus, et sa pead ise nagu leiutama kõike ja mõtlema siis selle uue süsteemi ja kohanema selle uue olukorraga, et ma arvan, see mõjutas jah väga palju, kuidas me käituma hakkasime ja see, kuidas me kunstnikena näituseid tegema hakkasime, et see olid ka need vastavad võimalused, et siis olid, mis avanesid meile rohkem Leedus, läbi Leedu. Ma arvan, seal oli selle 90ndatel oli nii palju absurdi ka, et tegelikult samas nagu seal mis sind õpetatakse, mis on kunst ja niimoodi ja pärast selline kriminaalne olukord oli 90ndatel ja niimoodi seal tulistati ja niimoodi ja see võib-olla oli väga hea, et sa oled nii paduvaine, et isegi kui on mingid suured projektid nagu rubrlad vahetatakse krooni vastu, siis tegelikult sa paned koos sõbraga koos oma varu ja siis sa saad 35 peale 35 krooni. Et selles mõttes sul ei olnud raha ja sul ei olnud probleem. Aga millisena siis paistis kunstniku elu, et see, mida te õppisite, et kas te mäletate tagasi, et kuidas teile tundus, et mis teist siis nüüd saab ja kuidas see elu hakkab minema? No mul oli kõik selge, et kui on see, juba sa saad diplomi, siis tähendab, sa oled kunstnik ja siis elu selles hetkes hakkab nagu sõitma teie kiirusega. Ja muidugi see idealism kustus iga päeva, et ma proovisin kõik teha, isegi graafika, ehted, kõik. Ja igas galeriis, igas seal aukus oli mingid asjad pandud. Ja muidugi see jalutuskäik
et ühes nurkas teises võib-olla on müüdud midagi, et raha oli vaja. Ja siis see nagu piinas natuke ja võib-olla siis see andis mingit stimuli see loomingule, et mingid teemad, et see just see elu oli päris nagu Bonoeli filmis, et seal on nagu kõik toimub, aga samas sa ei saa aru sellest, mis toimub. Kuidas sulle, Mari? Ma isegi ei tea, see oli kuidagi loomulikult hakkas minema kõik laste kunstikool ja ega ma tegelikult ei kujutanud ette, mis seal tunneli lõpus on, et kunstniku elu ma ikkagi, ehte kunstniku elu täpselt ette ei kujutanud. Aga ta oli põnevam tegevus, et kui see nõukaaeg oli selline üsnagi kurblik mõnes mõttes ametikohtade poolest, et kõik oli nagu väga ära reglementeeritud, et koolis tahtsid ikkagi enamasti kosmonaudiks saada inimesed ja kellekski veel, siis kunstniku elu tundus natuke ikkagi põnevam ja vabam, et see vabadus mulle kutsus, aga ma ei teadnud täpselt, mis hakkab saama. Lähmegi selle sama näituse juurde, et kas see koostöö, kas see on väga muutunud või kas te seekord proovisite kuidagi teisiti seda teha, et mõtestage seda 50 lahti, et siin on võib-olla väga palju erinevaid tõlgendusi. See oli see esimene idee, et teeme üks osa teine ja paneme kokku, aga see mehaaniline või tehniline asja, kuidas kokku panna, et see oli nii keerukas, et saime aru, et me jõuame kuskil. Jah, et sellest suurest tõdemusest, et see üks süsteem ei või ei tööta, see, mida me olime algul kokku leppinud, siis läksime järgmise lahenduse juurde ja siis sirvisime seda ladina-eesti sõnaraamatut, sententsite raamatut ja seal oli, et mismoodi see lause kõlab siis? Jaa. Töö on iseenesest nauding, juba iseenesest nauding. Ja mõtlesime, et laseme vabaks siis sellest eelmisest mõttest, et me tegelikult tahtsime teha tõesti uut moodi koostööd ehte mõttes, et need viimased näitused olid olnud ehte näitused sellised, et stiililiselt ei saanud teha vahet, kes on millise töö teinud, aga siis me mõtlesime, et et üks teeb siis ühe poole oma käekirjaga ja teine liidab sinna siis nagu oma käekirjaga midagi juurde, et äkki on ikkagi harmooniline selline koostöö. Aga et siis selle koha peal tekkis see murdepunkt, kus Aadis ütles, et ta ei tahakski nii väga ehteid teha, et ta tahaks hoopis kullata, et kulla teemaga edasi minna. Ja mina ütlesin kindlalt, et vaata, mina tahaks jälle ehtega edasi minna. Ja see, et see tehniline lahendus oli niivõrd keeruline, Aadisel oli juba mitu aastat see kulla, paar mõtet, mida ta tahtis hirmsasti teostada. Üks oli see 2 mehe saag, just see koostöö mõttes. Ja siis ma kujutasin ette, et ongi see 2 mehe saag, et üks tõmbab, teine tõmbab, aga et te saate ju praegu tegelikult saate aru, et Aadis tõmbaks kõvemini, et kui me seda saaga ette kujutame ja nii ongi, et kui näitusel Aadis alati panustab nii palju rohkem tegelikult, et kui te kujutate ette, et kui palju tema tõmbab, kui palju mina tõmban palju tagasihoidlikumalt. Et see töö on väga asjakohane, nagu et ta on motoks sellele näitusele ja ta tegelikult seda meie koostööd hästi iseloomustab ka. Ja siis mina võtsin ehte tegemise ja vaatasin, et tõesti see Vene saatkonna naabrus, et ma tulen siia iga päev tööle, ma olen sellest nutumüürist käin mööda, et ma saan aru, reaalselt sõda käib, panen mingi hetk ei suuda nagu vaikuses ja muusika tüütab ära, paned jutu saate, siis kuulad jälle niimoodi, et tahaks kõrvad kinni toppida, mingid siuksed uudised tulevad õige pea. Ja siis ma vaatasin, et issand, meil on sellised kõrvaklapid, et tegelikult sõidan bussis ka üsna sageli, et kui on selline seltskond, kes kõva häälega kuulab Vene mingit kanalit seal, et siis ma tahaks midagi kõrva toppida. Aga et meil on sellised kõrvaklapid nüüd üle jäänud, et hästi hea materjal, mõnus koelas ja et sellest annab teha küll, et võtsin ühe otsa ära, tegin endale selle kinnituse, enda ehte kinnituse, ütlesin, et teine ots on sulle.
et kui jõua tehte tegemiseni, et siis palun vasta sellele minu poolele. Et selles mõttes ta on teistsugune, kui tavaliselt on meie need näitused olnud, jah. Aga näitus sai valmis ja seal on võib-olla kahel viisil siis esitatud need tööd, et osad tööd on kilesse mässitud ja teised siis ei ole, et mis selle vahe siis on, et Ja no kuldamisest tekkis see mõte, et Taadis pakkus välja, et teekski ainult kullatud tööde näituse. Ja meil algul ütlesin mina jälle ei. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et no mis meil siis on. Et siis tuli arhiividesse ja ütleme ka see ateljee on ju tegelikult tootmise ja laoruum, et me helitava nimega on tema nimi ateljee. Aga seal on kõik nendes kastides, osad tööd on ju ära pakitud ja varjul ja sa ei näe neid iga päev, et sa pead ikkagi meelde tuletama, et mida sa teinud siis oled. Ja tuli välja, et on nagu milleeniumi ajast on nagu esimene kullatud töö. Ja no ütleme, et osad meil ripuvad seina peal, nagu see leib siin näitusel, ja need munad on igapäevaselt meil interjööris sellised kunstiteosed seinte peal, aga enamus on pakitud kiles ja töö vertikaal, mis on 10 aastat tagasi tehtud, lammutatud Rahandusministeeriumi hoone detailidest, et see töö oli nii raske, et me ei saanud teda kuhugi ära panna, et arvuti taga, monitori taga seal seisab laua peal, iga päev näeme, kilesse pakitud, kuidas sa ikkagi oma töid ka säilitad, et nad on kuidagi pakendatud. Ja siis ma ütlesin, et jah, et paneme siis tööd välja, aga et ei hakka välja võtma sellest kilest, et need, mis on vanad tööd, et need tulevadki kilesse. Või tähendab, see töö jääbki niimoodi kilesse ja Adis ütles, et noh, siis kiletame kõik ära. Ja siis mina mõtlesin, et ei, et kuidas kõik, et ei, kõik ikka ei saa, et seal ei näe nagu nii hästi neid töid. Ja siis need uued tööd, mis me konkreetselt selle näituse jaoks tegime, need ei ole kiletatud. Aga et see töötas üllatavalt hästi, sest me esialgu mõtlesime välja, et üks osa on see, et sa teed need uued tööd, aga tegelikult teine peavalu on ju see, et kuidas eksponeerida. Sa mõtled kõik, et mida ma kõike tahaksin, aga mis postament seina peal, kuidas seda näiteks lotopurki siis eksponeerida. Et see riputamine on alati üks meeletult selline ütleme väljakutse. Ja siis me nagu rõõmustasime täitsa nagu lapsed, kuidas me saame selle sinna ikkagi purgi nii mõnusasti eksponeeritud. Ja ta seisabki, et see töötas üllatuslikult hästi. Et jah, me näeme sellist laadi kaitstust teistes keskkondades, sellistes väga argistes keskkondades, aga näituseruumis vähem. Aga kui minna nüüd ikkagi selle juurde, et mida te olete kullanud ja pakkinud, et see materjalide ring, et tegelikult et banaani maailm, et see kõik nagu siit juba välja tuli, et need ei ole uued tööd, et need on midagi, mida te olete teinud juba ikkagi aastaid tagasi, et see esimene banaan oli 2008. aastal, et rääkige, võib-olla võtame need materjalid siis läbi. See tegelikult, kui mõelda, et see esimene kullatatud töö oli täpselt 25 aastat tagasi, et see milleeniumi aastatel, et ma arvan, see oli isegi tehtud 1999. Ja see inspiratsiooni sain selles milleeniumi kell, mis ripus Raekoja platsil ja seal need näitas, kui mitu sekundi on jäänud see 1000 aastate vahetusel. Ja siis see kell nii häiris tegelikult need numbrid ja see eriti küsimus, kas ma olen valmis. Ja ma ei saanud aru iga hommikul, kui käisin siin linnas
ateljees, et ma ei saanud aru, mis need minust tahavad, et mis see tähendab ja niimoodi. Ja siis tuli see tarbekunsti triennaalile omand, see esimene töö, need munad, tavalised munad, standard 999 ja siis kuldsed munad juba, et tuhand on vahetatud ja siis, kui oli tavalised, siis juba on see kuldsed ja niimoodi. Ja see on nagu iga töö, mis on tehtud, see tegelikult on mingi ajamärk, selle ajastu märk ja need on nagu sümbolid praegu ja kui vaatad ise, et see, mis me oleme teinud 25 aasta jooksul ja mitte iga aasta, need oli mingi seal vahe, 3-4 aasta ja praegu sa paned need kokku nagu Lego ja siis tuleb mingi nagu ajalooromaan. Aga jah, need materjalide otsingud on olnud siiski, ma arvan, et esimene lahendus oli seal see, et äkki saaks kasutada tavalist muna, et puhud tühjaks ja nii edasi ja nii edasi. Aga kuidas sa selle puiduni jõudsid, et seal sees tegelikult on see puit? Et sõbrad ütlesid, et on hea kuldse käega meister Einar, et küsi, võib-olla ta teeb sellest puust ja niimoodi. Tahtsin ka, et vaata, et ta ei oleks nii õrn, et see ikka nagu seisaks ja siis muidugi ta rõõmuga tegi ja see tegelikult ise protsess oli teistsugune, et see kuld ka nagu metall, aga tehnoloogia teistsugune ja siis oli niisugune nagu vabastav tegevus. Väga pika aega sa seal nikerdad, muidugi see oli keerukas ka ja närvid ka läbi, aga see hakkas meeldima. Ma arvan, kui töö pakub raskus, et siis ta hakkab sul meeldima ja ma saan aru need, kes ronivad seal üles Everesti, et see ei ole nii lihtne, aga see, kui ükskord proovisid, siis sa oled sõltlane. No see on siis see lehtkuld on selle puidu peal, et enne tuleb seda katta mitme erineva kihiga, et siis need on aastate jooksul on tekkinud väga palju pudelikesi, pintslikesi ja need lehtkullad, me oleme proovinud ka hõbetada, see oli perekonna näitusel vist, aga hõbeda see säilitamine on lehthõbedana ka väga keeruline, ta oksudeerib hästi kiiresti. Jah, et praegu on tegelikult enamus neid töid on siis puit ja lehtkuld, välja arvatud see vertikaalitöö, kus on siis originaal need materjalid Rahandusministeeriumist, kivid ja armatuurraud. Ja need kõik, mis meil on väga oluline, siis me see katame kullaga. Aga ma ikkagi lähen siit edasi, et miks kartul näiteks oluline oli? Et see oli just see rasked ajad, et kriisis 2008. aastal ja siis ma käisin mingis kööskis, ma ei tea, midagi ajalehe osta ja siis ma nägin seda Eesti Loto jackpot, et see oli mingi 5 miljonit kroonid ja kui ma peas mõtlesin, kui palju inimesi elab ja siis ma sain selline mashtaabi tegelikult, et see, kui palju inimesed proovisid seda võtta selline viimast ja need kartulid on praegu, et ühes need on nagu tasakaalus, et see üks on nagu nii poliitiline kui ka sotsiaalne ja teine
päris selline sotsiaalne mäng ja nüüd ma pean siin kiiresti kommenteerima, et need olid ühel samal kevadnäitusel välja, mida kureeris Enn Põldroos ja mis selle pealkiri oli? Vastandumised. Vastandumised, jaa. Ja nad olid siis jah, dialoogis tööd ja samal ajal siis see Keskerakond jagas neid tasuta kartuleid pensionäridele. Et see oli jälle see, et mida Aadis linnas käies niimoodi üleskorjas mõttena. Et need on mõlemad kullatud tööd ja nad on siinsamas eksponeeritud. Aga banaanid ja seep? Ja see ka on nagu meie mälestuses ja ma mäletan, et meil Leedus kodus oli see pruun seep, millega pesti nii riided ja see oli niisugune... Majapidamisseep. Ja just. Ja see, ma arvan, just selline ka nii fundamentaalne selline asi, et kuidagi hoidis meie nagu nõukogude inimeste elu kuidagi mingil tasemel, et nad on kohvris ja selle töö pealkiri oli investeerimisportfell või? Ei, investeerimiskuld. Investeerimiskuld, just. Sest juba sellel ajal oli need David firmad, kes seal müüsid need väiksed kullatükid nagu investeerimiskuld. Ja siis ma mõtlesin, ju see on see meie selline investeerimiskuld ja need banaanid oli ka nagu päris nõukaajast, et mingi selline nagu paradiisi vilja. Et väga absurdne, kui ma mõtlen, et ma esimest korda, et sõber Aurimas pakkus, siis ta elas Klaipedas, pakkus mulle banaani, selline pruun oli, talle oli 2 banaanid, mõlemad pruunid ja siis mul oli juba, ma ei tea, 18 või 19 aastane. Et siis ma olen täiskasvanud juba, et ma saan banaani süüa. Minul oli samamoodi, et ma sain rohelisi banaane siis jälle, et ema tõi kuskilt koju, pani seisma, ütles, et veel ei saa, rohelised kästi oodata, aga me ei suutnud. Sõime need rohelisi, ei olnud väga maitsev. Aga see on tõesti nagu sellise kapitalismi sümbol oli, tuleku sümbol ka meile, sest et ta on siiamaani, banaan on klahv number 1, et just nagu kõige tähtsam produkt. Aga ikkagi siis võtame need sidrunid ja õunad ka läbi, et mis tähendus nendel on? Ja õunad olid Elu 100 näitusel, et siis oli Marita minu meelest galeriis, kureeris neid näituseid ja palus väga, et tooksime oma selle Viva la Vida või töö välja selle koduapteekide seeria ja sinna juurde mõtlesime, et kindlasti tahaks ka midagi nagu kullata kommentaariks, et sellel hetkel tundus, et meil käivadki need kullatud tööd kaasas sageli ehte näitustega. Nad on mingisuguseks veidraks selliseks kommentaariks või selliseks, nagu punkt, see leib seal selle loo lõpus. Ja tundus, et õunas on palju potentsiaali, mina võitlesin selle õiguse, et teeme seekord õunad. Sidrunid olid Aadise pakkumine, et ei ole elu nagu midagi nii nagu mahlane, et ta on ka hapuga. Ja siis, selles mõttes, et õunas on nii palju potentsiaali tegelikult, et see värske õun ja veel ammustamata õun, aga et siis tuleb veel, eks ju, see lumivalgekese õun ja siis tuleb Aadama ja Eeva õun ja siis tulevad veel see Newtoni õun, et mis sellest saab, kui see maha kukub näiteks. Et seda saaks veel edasi arendada küll ja küll.
aga sidrunitega oli hästi põnev lugu, et sidrunid, et olgu elu happu, aga mina ikkagi nagu väga ei uskunud sellesse, et sidrunid, nüüd siis sidrunid. Aga Adis üks päev andis mulle sellist artiklit lugeda, et jällegi huvitav poliitiline väikene skandaal, et mingisugune sadama teemaline seekord ja jälle sellise investeerimise ja raha teemaline, et see on alati natuke mänguline siis olnud see raha teema meil. et oli sadama skandaali, kus siis Vjatšeslav Leedolt küsiti 4 sidrunit ja seda siis sellisel kujul, et küsija olla seda joonistanud paberile. Et see tundus nagu nii uskumatu lugu, et saavad inimesed kokku ja siis keegi joonistab 4 sidrunit, et mida see tähendab, et 100 miljonit või 4 miljonit. Siis tundus juba, et et päris lõbus lugu. ja et mina suhtusin sellesse nagu selliselt, et muidugi sidrunid, et lase aga käia, aga et nüüd ongi siis 4 sidruni küsimus oli selline artikkel, et juba see pealkiri oli iseenesest väga huvitav, et 4 sidruni küsimus. Et see töö on nüüd nagu 2 jagatud, aga sa oskad võib-olla rohkem kommenteerida? See veel see üks väike see nüanss, kui sa oled kunstnik, eks ju, ja sa kuulad, et keegi, kes ei ole ekas õppinud, et joonistab ühe sidruni, eks ju, ja see tähendab, et tema hind on 1 miljon. Et selline vau, kus on see loogika, kas ma õiges selles koolis käisin või niimoodi, nagu ma oskan ka, aga kuidagi see nagu ei tööta, et selline nagu on väga lähemal see, et see kunsti see teema ja samas nii absurdne ja vot need kohad, kus nagu mingi loogika on ja totaalselt ei ole. Räägime ikkagi sellest ehteosast ka, et seal olete te mõlemad autoritena. Mismoodi seal see 50-50 jagunes siis? Tahtsime hästi ausalt teha, et pool teeb üks ja pool teine, aga et see ühenduslüli on siis seekord mikrofonide või kõrvaklappide see juhe. Ja mina läksin edasi, alati tegelikult eelmise näitusega jääb töö kusagil pooleli. Ja see mõte oli ka, et läheme sealt edasi siis, kus eelmine kord pooleli jäi. Ja minul oli siis nende väikeste kuulikeste teema, et kuna maailm tegelikult tundub muutuvat mustemaks juba kõik need viimased aastad ja keerulisemaks, siis see tahes-tahtmata peegeldab nagu selles, mida ma tahaksin teha. Et ma olen proovinud tegelikult kõik need, kui algasid igasugused kriisid, nüüd need viimased, et ma hakkan ehitama seda elu. Et ma proovin teha nagu sellist ülesehitamist läbi ehte ja ma ei ole suutnud seda teha. Et mul ikkagi tuleb veel, see naelatöö on üks ja teine on saetöö. Et natuke sellest motost lähtuvalt, et töö on juba iseenesest nauding. Aga et naelaga oli äärmiselt põnevalt siis seda metalli läbistada ja ikkagi see, kuidas need kuulid, 2 kuuli, nad võivad olla, see on ka juba pikka aega meie töödes olnud, kusagil 2011-10, et kuidas need kuulid erinevates kuplites, kuidas nad tantsisklevad, et nad alguses sai sellisest ood rõõmule teemast, et kui õnnelikult tegelikult üks kuul teises sfääris niimoodi ringleb ja kui pikalt see tantsimine kestab. Ja kui sa paned 2 kuuli, siis nad tantsivad veel teistmoodi ja siis tekitavad veel teatud heli. Et kui sa teed krobelise pinna, siis ta tekitab ühte heli ja mõnikord see sõrmus, siis varasemalt olid nad sõrmused, nad tekitavad sellise heli, et ruumis on kärbes. Et see heliefekt on juba üks ja nüüd, kui nad on naelatöö ja saetöö, siis sealne liikumine ei ole enam
konkreetselt tantsimine. Et see, kuidas nad liiguvad ja millist heli need kuulid sellest sfääris tekitavad, on ikkagi väga traagiline juba. Ja see, kus minul töö pooleli jäi, on see moment, kus ma ostsin endale selle näituse tegemiseks nagu märkmiku bullet planneri ja selles on hästi huvitavad sellised lohud ja ma mõtlesin, et olgu, et kui ma ei jõua läbi ehte elu ehitamiseni, siis ma vähemalt olen jõudnud praegu, et see pooleli olev töö on just nagu planeerimine. Et ma jõudsin vähemalt selle näitusega nüüd sellesse faasi, et ma juba planeerin midagi, et see on isegi samm edasi sellest lammutamisest, aga Aidis tegi just seda, ma imestasin väga, et mis pealkirjad ta panid oma töödele, et ehitis 1 ja ehitis 2. Ja siis ma mõtlesin, et pagan, et mina olen proovinud nagu ehitada ja ma ei saa hakkama ja tema paneb oma töödele ehitis 1, ehitis 2. No telepaatia, no sa saad aru. Aga mis need ehitis 1 ja ehitis 2, nad ei ole nagu nii õnnelikud nagu värsked ehitised, nad oleks nagu sellised. No, ma nägin, kuidas sa kasutasid seda vägivalda, eks ju, see naelaga lõid, see hõbened plaatid ja niimoodi. Ja siis ma sain aru sellest sinu tegevusest ja veel, et ma sain ju kasutada ka sinu need proovid oma ehituses. Tegelikult ma ka kasutasin, ma natuke kopeerisin sind muidugi, et mul oli ka mingid detailid, et teed näitus ja tegelikult sul 1/3 asju veel detailides jääb. Ja sa mõtled, et sa jõuad seda teha ja kunagi ei jõua. Ja siis see saagimine ja naelutamine. Naelatöö, jah. Naelatöö ja saagimistöö, siis ma ka proovisin saagida ja nendes ka midagi selline konstrueerida. Ja siis oli selline, nagu juba on nael ja saag ja siis, no mis ma panen nimi. Muidugi ehitis. Et see 50-50 on selline tasakaalupunkt, et mis siis nüüd edasi saab, et suunas te liigute. Jaa, et sõltub, et kui me oleme sõltlased, et üsna pikka aega oleme suutnud hoiduda näituse tegemisest, aga siis, et see on selline elususe kontroll, ma ütleksin pigem, et kui ma võtan endale selle, tekib nagu selline isu ja mingi väike sund, et jällegi tahaks olla selles olukorras, kus sa hakkad neid väga suuri raskuseid ületama, neid palju küsimusi seljatama, et siis et tegelikult ei tea jah, et millal see jälle saab võetud vastuse ja järgmine otsus, ja siis ei tea jälle, et kuhu see kõik veab. Et nagu see kogemus on nagu nii suur, et on seda proovitud, et mulle meeldib mängulisus, et alati tahaks natuke millegagi mängida, et mulle meeldib see eksponeerimise juures välja mõtlemine, et kuidas seekord, et mul endal ei oleks igav. Et kui see enam ei käivitu, siis ma saan aru, et ei tasu enam kunstiga edasi tegeleda. Et tegelikult selle näituse puhul oli ikkagi tore, neid momente nii palju, et äkki teeme järgmise ka, on minu mõte. Muidugi, see on juba, kunst on selline nagu reha, et ükskord astusid, siis said vastu pähe ja see on valus. Aga kui teine kord astud, siis hakkab meeldima. Sellega ongi võib-olla ilus lõpetada. Mina igal juhul jään väga ootama teie järgmist ükskõik mis formaadis väljaastet, et suur-suur tänu selle avameelse vestluse eest. Aitäh sulle küsimuse eest ja galerii, et lubas sisse. Just.